Tere, head inimesed! Täna oleme doktor Neeme juures jälle Skymotos ja teeme järjekordset saadet ala pealkirjaga Mis karul kõhus on? Ja meil on täna uus karu ja karuks on amort. On ju? Tere! See on nüüd tegelikult selline õhlintsi välimusega mingi Hiina amort. See on öölintsi välimusega Hiina amort, jah, et kõik peab olema hästi läikiv ja oma tööd ta selles mõttes ei tee, et amordi nime ta väga ei vääri. Selles mõttes, et kogu see asi põhimõtteliselt koosneb vedrust, millel on siis teatav jäikus. See balloonike on siin selline fiktsioon, ehk siis siin sees ei ole meil tegelikult mitte midagi. Aga ilus kuldne näeb välja. Ja kollane pidi nii reisingut tähendama, nii et jah, just. Järelikult on ralli oma. Aga selle eest on meil lahti siin karbis üks päris amort võetud ja lisaks sellele vedeleb siin laua peal või ei vedele, vaid on ilusasti ära pandud hulk tööriistu. Just. Ja tegelikult selle tänase jutu nii-öelda ajend on see, et kui me eelmine kord rääkisime esiamortidest vedrustuse teema juures, siis esiamortides, kui esiamort hakkab lekkima, siis mis esimordiga tehakse? Vahetatakse ära simmeriga. Just nimelt. Tagaamordiga on selles mõttes lugu kurvem, et kui te üks hetk avastate endal tagaamort, mis siis selline välja näeb ja kus on vedru peal, et siit alt on kõik märge ja see tagaots, kui alla vajutad, tuleb täpselt sama kiiresti üles tagasi, siis 99% tõenäosusega on see amort omadega läinud natukene hapuks. Aga räägime kõigepealt sellest ära, millest see amort üldse koosneb. Et enamus inimesi on ju, saab aru, et siin on vedru. Jah, näeb välispidiselt seda asja. Näeb välispidiselt. Et tegelikult see koosneb ju mingisugusest hunnikust detailidest, milleni silm niisama välisel vaatusel ei ulatagi. Jah, mida kallim amort, seda rohkem on seal amordi sees neid detaile. Aga ütleme nii, et amort koosneb tegelikult siis ühest silindrilisest pinnast, silindrilisest sisepinnast ja amordi töö põhimõte seisneb selles, et kui me siin sees liigutame siis seda nii-öelda kolbi selle varre otsas, mis on siin kenasti mutriga kaitstud, selle varre otsas asub siis selline, miks ma olen ta nipukaga kokku tõmmanud, sellepärast, et siin on klapisüsteem, mis koosneb päris suurel hulgal sellistest seibidest just nimelt. Need seibid peavad tagasi minema kindlasti täpselt samas järjekorras ja see kolb on siis oma olemuselt siin selle varre otsas ja kogu selle amordi töö põhimõte seisneb siis õli liigutamises ühelt poolt kolbi teisele poole kolbi. Ja seda õli liigutatakse läbi siis sellise klapisüsteemi. Aga miks see nii keerukas on? Loogiline oleks võtta lihtsalt üks selline äge seib ja... Jaa, lihtsad amordid ongi hästi lihtsad selles mõttes, et kui me võtame mingisuguse suhteliselt odava tsikli amordid, siis seal ei olegi juttu mingisugusest klapisüsteemist, vaid liigutatakse seda õli lihtsalt läbi teatud suurusega augu ja see ongi kogu selle amordi töö põhimõte. Ehk siis, mida tehakse? See vedru on ju see, mis surub selle kolvi võimalikult välja asendisse. Ehk siis vedru ühelt poolt toetub siia pinnale ja teiselt poolt on siin ümber selline nii-öelda taldrik, kuhu ta siis teistpidi toetub. Ja kui seda õli siin sees ei oleks, siis toimiks see asi täpselt nii nagu see Hiina amort. Ehk siis nii kiirelt, kui ma selle kokku surun, nii kiirelt hüppab ta ka lahti. Ja kui sa nüüd meenutad, mida sa kunagi tegid ühe pisikese bitpaigiga siin, siis just nimelt lainelisel maateel sõites, siis see amort enam väga suurt osa ajast ei puuduta asfaldipinda. Mis tähendab seda, et juhitavus on kontrollimatu täiesti. Ja see ei tööta. Just. Ja selleks, et siis piirata selle kolvi liikumise kiirust ühes või teises suunas, ehk siis sisse või välja liikumise suunas, selleks ongi siia sisse siis ehitatud klapisüsteem. Ja see klapisüsteem peab olema väga täpne ja miks need amordid on nii kallid, kui kallid on amordid, ütleme alates seal ikkagi tagaamort on suurusjärgus, soodsaimad, mis võib leida, on vast kuskil 300 € ja sealt ülesse. Kui sa lähed rinka peale, siis küsi rinkameeste käest palju nende tagaamort maksab ja ma arvan, et sa saad mitmesse tuhandesse ulatuva summa. Aga see ei ole õnneks väga tihedasti riknev detail on ju? Tegelikult ta ei tohiks üldse iseenesest nagu tsikli eluea jooksul suures piiris nagu rikneda. Et kui sinna pääseb nüüd tolm sisse, kus see tolm sinna pääseb? Tolm pääseb sinna
tolmukatte riknemisel. Võtame selle asja siit kohe klõpsti lahti ja vaatame selle amordi sisu nagu liikudes siis väljast poolt siia sisse poole natukene. Selle amordi varre otsas, võtame selle mutri siit otsast ära, see mutter on siis see, mis hoiab seda kolbi siin kinni, selle mutriga on ka üks nii-öelda trikk, siis see alumine osa, mida nii-öelda kasutaja on võimeline amordist nägema esialgu, see on ainult see tolmukate, sellepärast kogu see elu paikneb siin sees, ma ei hakka seda simmerit siia sisse, kummitihendit siia sisse suruma praegu, ma ei saa seda pärast väga lihtsalt kätte. Siis see tolmukate peaks ära lükkama kõik selle sodi, mis koguneb siia amordi nii-öelda varre peale. Ja mis seda asja siin tihendab, on siin sees on üks väga spetsiifiline simmer. Väga spetsiifiline simmer, kui te lähete simmeri poodi ja ütlete mõõdud, siis punkt 1 on see, et 99% tõenäosusega sellist simmerit teile ei leita. Leitakse võib-olla tiba paksem. Ja kui seda simmerit nüüd vaatad, siis see on tegelikult täiesti tavaline õlisimmer. Aga siin sees on ka gaas ja siin sees on suhteliselt suur rõhk, mis tähendab seda, et see simmer peab olema hoopis teist tüüpi. Nii et ainuüksi see õli tihendav simmer maksab üle paarikümne euro siin selle amordi sees. Ja kui nüüd natukene guugeldada või otsida tehniliselt, siis on võimalik osta kas simmerit üksinda või on võimalik osta remontkomplekt, mis siis koosneb sellest simmerist, sellest kummitihendist ja sellest tolmukattest. Küsin vahele, et amort on minu kahte sorti. Üks on siis õliamort ja siis on gaasiamort. Või see on ainult mingi autode teema? Tähendab, gaasiamort on tegelikult nüüd niisugune lugu, et eks ta töötab ikka õli peal. Aga selleks, et ta ei reageeriks temperatuuri muutuse peale, sest et kui see kolb väga kiiresti liigub, siis amort läheb ka soojaks. Ja õhk teatavasti muudab oma rõhku siis, kui tema ruuma läheb samaks ja temperatuur muutub. Et see on selline elementaarne füüsika. Siis paigaldatakse siia sisse gaas. Aga mis selle gaasiamordi ja õliamordi vahe siis on? Gaasiamordi ja õliamordi vahe ongi see, et ühel ei ole seda gaasi, teisel on see gaas. Okay. Et see on kogu selle nagu asja erinevus ja kui sa siit nüüd seda amorti vaatad, siis siin peal on ka kenasti ilus kollane kiri, et see sisaldab seda gaasi, nii et õli on siit välja voolanud, aga tegemist on siis, ütleme, maakeeli võib siis öelda gaasiamordiga sisuliselt. Et see anum on ikkagi täis nagu õli, mille peal kõik see elu töötab. Ja kui eelmine kord esiamortide puhul sa küsisid, et on reguleeritavad ja mitte reguleeritavad amordid, siis esimene asi, mis on kõige lihtsamatel amortidel, on see taaskord vedru jäikus. Siis astmeliselt tavalise sellise, ütleme nii, vanakooli mõistes pereka tüüpi või siis amordi võtmetüüpi võtmega saad sa seda jäikust suurendada, andes siis vedrule üha suurema eelpinge ja milleks see vajalik on? See on tegelikult vajalik selleks, et see kolb töötaks siin amordi sees õiges vahemikus ja seda eelpinget tuleb reguleerida vastavalt sõitja või sõitjate kaalule. Kui me sõidame kahekesi, siis me keerame ta siia kõrgemasse otsa, kui me oleme niisugune alla euro keskmise, alla 75 kilo massiga inimene, siis tõenäoliselt piisab ka sellisest kõige lahjemast astmest. Samas on mootorratas ka peal istudes madalam, on ju? Jaa, selles mõttes ta muutub madalamaks puhtalt tänu sellele, et sa istud peale ja sa suudad ta kohe nagu enda kaaluga kokku pressida. Aga kui me räägime regullist, siis sellel amordil on täitsa olemas 4-astmeline regullimisvõimalus. Ja siit nüüd näeb iga nagu televaataja või vähemasti saab mingisuguse aimduse sellest, mida see regullimine kui selline tegelikult siis tähendab. Kui sa näed, siin on üks pisikene augukene. Ja see torukene nii-öelda paistab läbi, ehk siis see ei ole umbne vars selline, ehk siis sa keerad ette erinevas asendis erineva suurusega sellise augukese. Nagu augukese just nimelt. Ja sellega siis reguleeritakse selle õli läbi liikumise kiirust. Ja see on kogu seukene keerukas regullimismehhanism siis. Esiamortidel tehakse seda tihtipeale mitte sellise augukese pööramisega, vaid on selline koonu, selline otse, mis siis liigub, ütleme nii, kanalis või siis tüüsis, kas sügavamale või siis kaugemale ja vastavalt sellele jälle siis suurendatakse või vähendatakse selle ava läbilaske võimet. Mis siia amordi külge veel käib? Ma näen ühte sellist
kolvirõnga moodi asja ka sinna. Ja, tähendab, nüüd me tegelikult jõuame selleni, et mida ütleb tehas. Tehas ütleb seda, et kui see amort enam ei tööta, siis osta uus amort, sellepärast, et see asi ei ole lahti käiv. Siia sisse ühegi tehase manuaali kohaselt, kui me võtame varuosa diagrammi lahti, ei ole võimalik saada ühtegi kuluosa juurde. Sellepärast, et kellelgi ei lubata seda kodus lahti võtta. Rääkida natta veel sellest gaasist, mis sinna tagasi just nimelt. Et kui me nüüd vaatame seda lahti tulnud või lahti võetud amorti, siis üks asi, millele ma ennem nagu juhtisin tähelepanu, et see ots võib tunduda veidi selline eriline. Eriline selles mõttes, et ta justkui on maha käiatud. Ja mitte justkui, vaid ongi maha käiatud. Sest et mutter, mis siia tehasest, tegemist on Showa amordiga, mis siia otsa pannakse, see siis tantsitakse otsast ära. Ja kui me tahame selle asja lahti saada, siis mitte, et me keerame selle mutri lihtsalt siit otsast ära, siis me keerame kõik selle elu siin suure tõenäosusega purukse, vaid see lõigatakse maha siis teatud nurga all, milleks on ka olemas täitsa kenasti juhend ja soovituslik nii-öelda lõikenurk, millega siis lõigatakse see mutter, vana mutter koos selle toru otsaga siit kenasti maha. Väga sellise kodutööna ei tundu? Ei tundu väga kodutööna, jah. Et see on juba tegelikult see faas, kui me oleme selle asjanduse, selle kolvisüsteemi siit seest kätte saanud. Sellele tegelikult eelneb tegelikult suhteliselt spetsiifiline töö, enne mida ma soovitan kindlasti kõigil järele mõelda, kas seda on mõtet kodusel teel hakata tegema või mitte. Ehk siis see vedru ei ole meil selline, mida me suudame siin käega kokku pressida. Linki ei ole. Just. Ja seda mingite tangide või kullinokkadega üritada kahe mehega kokku tõmmata kuidagi, et siis kolmas mees keerab samal ajal. Ei tundu ka väga reaalne. Ehk siis selleks on olemas sellised spetsiaalsed käpad, millega me võtame amordi vedrust kinni ja pressime ta kenasti kokku. Oma sõrmi ei soovita ma kuskile vahele sel ajal toppida, sellepärast, et see vedru nagu halastust ei tunne, et kui see asi lahti hüppab, siis oleme me tõenäoliselt mingitest ihuliikmetest võib-olla ilma või on nad kuidagi lömastunud. Et see on ka ilmselt põhjus, miks seda kodusel teel teha ei ole nagu lubatud ja tehas arvab, et see asi ei käi kodusel teel lahti. Miks seda üldse vaja teha on siis, kui tehas arvab, et pole vaja teha? Miks seda üldse teha on vaja? Üldse tehakse seda ainult ühel põhjusel. See põhjus on majanduslik põhjus. Sellepärast, et ütleme, kui selle amordi remont koos siis vajalike võib-olla simmerite või siis antud remontkomplektiga piirneb seal kuskil 100-150 euriga, siis uus amort, nagu ma ütlesin, algab kuskil 300 eurist ja keskmine amort, kus on juba mingigi reguleerimisvõimalus, maksab seal ikkagi juba 400-500 euri. Nii et see on puhtalt nagu majanduslik aspekt iseenesest. Mida on lisaks sellistele käppadele kindlasti veel vaja? Vaja on hüdropressi. Sellepärast, et kui me oleme selle vedru siit pealt kenasti kätte saanud nende käppade abiga, siis paraku ei õnnestu meil seda kolvisüsteemi siit ennem seest kätte saada, kui me oleme pressinud selle kolvi siis koos sisuga kenasti sinna natukene sisse ja võtnud ära just nimelt selle sama stopperrõnga, mida sa ennem siin näitasid, ehk siis see stopperrõngakene hoiab meil seda amordi sisu selle silindrilise pinna sees kinni kenasti. Mina olen selleks teinud sellise ülimalt lihtsa väljanägemisega ja käepärastest vahenditest, ehk siis ühest puksist lõigates ta külje pealt lõhki, siis õnnestub ta panna külje pealt siia ümber ja pressida siis sellega see amort kenasti kokku, nii et me saame selle sisu seal kätte. Kui ma siin tööriistu veel vaatan, siis ma näen siin näpitsaid on ju ja siis on kopu. Selle koputusvahendiga tegelikult võetakse lahti siis see kate siin peal, ehk siis see on nüüd see nii-öelda lõppaste, kus all asub siis juba esimene tolmukate, ehk siis hops. Niiviisi paistab see amort esialgu siis välja ja see ei ole siia keermestatud reeglina. Vähemasti mina ei ole kohanud eriti palju amorte, kus oleks keermestatud, vaid see lihtsalt koputatakse siit pealt ära klõpsti ja siit alt on juba siis kenasti näha see, kuidas ta nimetus nüüd on õigesti eesti keeles, ma ei kujutagi ette, et kas ta on siis mingisugune tihendustrummel või üldiselt ta on suhteliselt sellise massiivse väljanägemisega, et temal on kaks eesmärki. Ta tihendab, pluss ta on siis nii-öelda juhtpuksi eest, ehk siis ei tohi ju see amordi varres loperdada siin sees, vaid peab ta olema oma konkreetses
tsentreeritud asendis, nii et see hoiab teda siis kenasti tsentris. Mis see töö üldse maksta võib, kui keegi tuleb oma amort näpus siia ja ütleb, et näed, ei katki? Eks see töö sõltub sellest amordi keerukusest põhiliselt, aga selle töö suurusjärk on kuskil sellise 100 euri tuuris, et kuna ta on spetsiifiline ja aega ta võtab, kõik need asjad, mis siit välja tuleb kenasti ära puhastada, ära pesta ja mitte mingisuguseid asju segi ajada, et kui sa siit vaatad, siis siin on mingisugused siuksed 0,2–0,3 millimeetri paksused seibikesed ja kui sa nüüd vaatad, siis kahe sellise peaaegu ühe diameetriga seibi vahel on siukene õhukene seib just nimelt, et see kõik on selline teadus, mis on amorditootjad on siis suutnud välja mõelda selleks, et see asi nende arvates võimalikult hästi ja korrektselt toimiks. Et kõik need seibikesed ongi puhtalt selleks, et siit vahelt neid seibe nii-öelda liigutades, painutades, siis pressitakse seda õli nagu läbi. Ja kodusel teel, ütleme, kui siin peaks midagi nagu minema katki või hapuks, mida ma väga suure tõenäosusega ei usu, sest et rikneb ikkagi reeglina see simmeri osa ehk siis see õli kinnipidav osa, siis ilmselt kodusel teel neid asendada ei ole võimalik ja neid ei ole võimalik eriti ka kuskilt osta. On võimalik osta muideks sellist nagu tuuning klapisüsteemi siia amordi sisse. Et see ei ole üldse mingisugune küsimus. Näiteks tootja Reistech teeb siia sisse selliseid nii-öelda gold valve ehk siis kuldse klapisüsteeme, mis paneb selle amordi siis oluliselt paremini nagu tööle. Räägi sellest gaasist ka, mis siin sees käib ja kuidas selle sinna sisse tagasi saab? Selle gaasiga on tegelikult niiviisi, et kui see gaas on siit välja lastud, siis selle gaasi sisse panemiseks on vajalik selline nippel paigaldada ja selle nipli kaudu, ehk siis ütleme nii, et see on tavaline ventiil. Selle ventiili kaudu saab siis selle gaasi sinna sisse nagu tagasi. Ja need gaasirõhud on seal suurusjärgus tegelikult kuskil, erinevatel tootjatel on erinevad astmed, aga see vahemik jääb sinna 9 ja 15 baari vahele. Nii et kui mõelda selle peale, et rehvis on rõhku kuskil 2–3, siis amordis on selle gaasi rõhk kuskil suurusjärgus 3 korda rohkem. Mitte muidugi ei ole see mingisugune kosmiline number. Aga mis gaas see üldse on? Ega seda kodus selle suure punase propaani gaasi? Jaa, ei, propaan see ei ole, et nagu sa näed, siis tegemist on meil lämmastikuga ikkagi. Ja siukene vähe spetsiifiline asi ta on, et ilmselt teda kuskilt kaubandusest kätte ei saa, et on nagu spetsiifilised kohad, kus kohas seda nagu saab täita. Vot sellised asjad olid siis seekord Karul kõhus ja järgmine kord vaatame, mis siis saab. Just. Nägemist. Nägemist.